Programm Tee muusikat. Eelmises videos aitasime Edisonil programmi abil musta piirjoone sees püsida. Selles osas teeme Edisoni abil muusikat. Kasuta kordamiseks ka töölehte number 20. Edison oskab oma kõlari abil mängida noote, alustades väikese oktaavi B-st kuni suure oktaavi C-ni. Samuti saab määrata noodi pikkust täisnoodist kuni 8. noodini, pausi pikkust täispausist kuni 8. pausini ja muuta muusika tempot. Selliste võimalustega saab lasta Edisonil päris mitmeid muusikapalasid esitada. Plaanin programmeerida sünnipäevalaulu ja lasta selle Edisonile ette kanda. Avame edblocks.com ja võtame menüüvalikust Outputs ehk väljundid ploki. Siin on 4 erineva noodipikkuse jaoks oma plokk, mille seadistamisel saab kätte vajaliku noodi. Kõige alumises reas on väike B, seejärel C ja D, keskmises reas on E, F, G ja ülemises reas on A, H ja suurt C. Hakkan programmeerima. Kõigepealt on mul vaja 2/8 nooti C. Valin 8. noodi ja valin C. Hoian sõrme pikalt ploki peal, et plokki paljundada. Väga hea. Nüüd 4. noodid D ja C ja F ning pool noot E. Uuesti 2 korda 8. C, 4. noodid D, C, G ja pool noot F. Päris kaua läks, klaveriga on ikka lihtsam. Laadime. Katsetame. Kirjutan nüüd laulu edasi. 2/8 nooti C, 4. noodid suurt C, A, F, E ja D. 2/8 nooti B, 4. noot A, pool noot F, 4. noot G, pool noot F. Võtan korraks esimese osa laulust eemale ja asendan selle teise osaga, et kontrollida, kas tuli ikka õigesti välja. Laadime. Katsetame. Nüüd panen 2 osa kokku. Nüüd panen algusesse tempo kiireks muutmise. Nüüd on sinu kord. Tee läbi ekraanil ilmuv väljakutse ja kohtumiseni järgmises videos. Ava tahvlis või arvutis lehekülg edblocks.com. Koosta programm, kus Edison esitab muusikapala. Millise loo valisid? Võid koostada ka ekraanil toodud programmi. Videos õpitu jääb paremini meelde, kui prindid välja ja lahendad läbi töölehe 20.